101-liikmelises Riigikogus on võimul olijatele nüüdseks vaid 50 häält, mis tähendab, et jäme ots on libisenud opositsiooni kätte. Peaminister Kristen Michal püüab säilitada rahu, veeretades vastutuse palli vastasleeri väravasse. Ma kutsun vastutusele Eesti riigi ees, et kõigil, nii enamusel kui vähemusel on alati vastutus. Ja täna on olukord selline, kus riik juhtiv koalitsioon on vähemuses ja opositsioon on enamuses. Peaminister loodab sellega, et opositsioon laseb neil valitseda ja toetab vajalike häältega. Opositsioon aga ei kavatse pealtvaatajaks jääda. Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et praegune olukord on riigile ohtlik ja ainus väljapääs on valitsuse kiire lahkumine. Peaministril oleks kõige mõistlikum tagasi astuda ametist. Et see poliitiline agoonia on kestnud väga pikka aega, tõmblev riigi juhtimine. Ja see, et on nüüd ka vähemusvalitsus, tähendab seda, et see pealt oleks süveneb. Ja ma olen korduvalt kutsunud üles ka seda lõpetama ennetähtaegsete valimiste näol. Opositsioon on veendunud, et murenemine koalitsiooni ridades ei piirdu vaid 2 lahkujaga. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ennustab koalitsioonilaeva peatset tühjenemist, aga mõnda aega elavad valitsus veel äärmiselt kirju aknaaluste abil, keda on selle sajandi rekordi jagu, lausa 20 saadikut. Täna tõenäoliselt koalitsioon lähtub sellest, et on olemas ikkagi jätkuvalt tehniline enamus, ehk siis loodetakse saada toetust ka aknaaluste Riigikogu liikmete käest, aga kuna matemaatika on karm asi ja lahkujaid tuleb veel, siis vähemusvalitsus on reaalsus juba täna. Sarnast tulevikku ennustab ka EKRE esimees Martin Helme, kelle sõnul on valitsuse autoriteet lõplikult murenenud ja saadikud on koalitsioonist sisuliselt vaimselt lahkunud. EKRE kavatseb olukorda kasutada umbusaldusavaldustega, mille läbiminek on võimalikum kui varem. Isegi kui me täna kutsume tagasi ministreid, mida ma arvan, et mingid umbusaldused hakkavad nüüd läbi minema ministritele, või isegi kui me kutsume tagasi kogu valitsuse või peaministri, et siis ei pruugi sugugi asemele tulla enamusvalitsus, vaid võibki asemele tulla uus vähemusvalitsus, lihtsalt seal ei ole enam Reformierakonda. Peaminister Michal aga väidab, et vähemuse tingimused pole neile võõrad. Kui seni oli koalitsioonil 52 häält, siis tegelikkuses oleks Riigikogu komisjonide mehitamiseks ja seal enamuse hoidmiseks vaja vähemalt 54-55 häält. Valitsusjuht leiab, et senine töö on juba käinud laiemat tuge otsides. Me oleme sisuliselt viimase aasta töötanud sellise vähemusvalitsuse tingimustes, kus me oleme pidanud otsima igale eelnõule tuge, laiemat konsensust, kui seda on koalitsiooni raames, ja me teeme seda ka edasi. Suurim tegu sel sügisel on riigieelarve. Lauri Läänemets annab selgelt mõista, et sotsiaaldemokraadid ei kavatse eelarvet toetada. No ma kahtlen selles, et Reformierakond suudaks riigieelarves teha selliseid parandusi, mida sotsiaaldemokraadid oleksid nõus toetama, sest Kristen Michal on öelnud, et tema ei kavatse mitte ühtegi muudatust, olulist muudatust Eestis enam teha, mis tähendab, et seda riigieelarvet ei saa korda, ei ole seal raha ei ühele ega teisele. Ka EKRE ja Keskerakond tõmbab selge punase joone, keeldudes olemast osa valitsuse eelarvest, millest nad kardavad, et tahetakse teha valimiste eelne propagandamasin. Juhul, kui praegune valitsus tahab teha eelarvest enda valimiskampaaniat, nagu me nägime 4 aastat tagasi, siis sellega me kaasa kindlasti ei lähe. Üks variant on riigieelarve maht nii suureks ajada, et sealt on võimalik kõik rahulolematud poliitilised jõud kinni maksta ja sisuliselt hääled üles osta. Nii et ma pigem arvan, et meil tuleb äärmiselt kole eelarve. Kuidas konkreetselt opositsioon vähemusvalitsuse olukorda ära kasutab, selles osas ei ole siiski selget vastust. Reinsalu tuletab meelde, et opositsiooni on küll rohkem, aga ega ka opositsioon ei ole ühtne. Meie üldhoiak on, et me oleme nõus Eesti rahva enamuse seisukohaga, me ei usalda seda valitsust. Aga see, et millised on nüüd praktilised sammud, me peame ka aru andma seda, et see enamus, kes täna on, ei kuulu koalitsiooni parlamendis, et see on väga mitmekesine, et nende katussõnum on see, et nad umbusaldavad valitsuse poliitikat, aga kahtlemata selle reaalsusega tuleb ka arvestada. Nii meenutabki Eesti poliitika praegu olukorda, kus kass on hiire kinni püüdnud, aga laseb tal veel natukene aega joosta. Ja hiir ei tea, millal talle lõplik hoop antakse.